meil on faktid ja teadmised olemas selle kohta, et autokeskne linnaruum ei ole kasulik, ei ole tervislik, on meie lastele lausa ohtlik, et miks need teadmised ei ole jõudnud siis selle laiema osani ühiskonnast, kui mujal maailmas on sellega hakkama saadud. Ma siin 2 nädalat tagasi käisin sellises linnas nagu Strasbourg, mis on ju väga tuntud Prantsusmaa ja Saksamaa piiril asuv linn, ja seal on siis praegu linnapeaks üks väga heade ökoloogiliste teadmistega inimene, poliitik, ja seda on linnaruumis näha, et seal näeb lambaid parkisid hooldamas, seal näeb sellist mosaiikset niitmisrežiimi ja isegi Strasbourgi kesklinnas rongijaama vastas pargis on üks suur pargisektor on kujundatud hoopis linnaaiaks, et see on täiesti võimalik nagu suurte linnade inimesteni need teadmised sellest, et linna ökoloogia, linna loodus on hea ja vajalik viia. Et miks me Eestis seda ei ole suutnud teha, et see on tegelikult väga õigustatud küsimus.